Tere kõigile, mina olen Kaja, olen sertifitseeritud hüpnoterapeut ja uurinud väga palju esoteerikat ja energiaid. Õppinud ka natukene reikit. Ja ma tahaks nii paljudest asjadest teile rääkida, aga ma mõtlesin, et ma valin tänaseks teemaks depressioon, mis on minu jaoks suht isiklik teema, mis on puudutanud ka mind päris pikki aastaid minu elust. Ja tegelikkuses, kui me läheme meditsiinilisse terminisse, siis tegelikkuses hüpnoos on midagi sellist, mis on sulle kogu ülejäänud eluks. Et sa saad sellest küll nagu selles mõttes nagu vabaks, aga see kipub tagasi tulema. Millel nüüd praegusel hetkel on minu jaoks täielik arusaadav, taibatav seletus, miks. Teades seda, mis tegelikkuses on depressiooni põhijuured. Selleks on kriitiline jutt iseendaga, blokeering uskumus, et ma pole piisav, ma ei ole väärtuslik ja täielik enesearmastuse puudulikkus. See on nagu selline väga sügav teema minu jaoks ka igatepidi, sest ise praeguseks hetkeks ma võin täieliku aususe ja tõdemuse juures öelda, et mina olen ametlikult depressioonist vaba. Ma pole ennast paremini tundnud terve oma teadliku täiskasvanud eluea jooksul, kui ma tunnen hetkel nüüd ja praegu. Aasta tagasi, kui ma lõplikult jõudsin sellesse faasi, kus minu taipamised ja arusaamised olid jõudnud sinnamaale, kus ma võtsin vastu teadliku otsuse, et mulle aitab. Sest tegelikkuses kõige suurem ja kõige laastavam asi meie elus on enesekriitika, enese üles nüpeldamine kõige ja kõigi suhtes, millega me kõik hakkama ei saa, see pidev enesesüüdistamine ja see pidev enesekriitika, et ma pole ilus, ma pole piisav, ma ei saa, kõik teised saavad, aga mina ei saa, ma olengi üks õnnetuse hunnik, hädapätakas. Et see hetk, kui sa suudad seda hakata ümber endas muutma, kui see hetk, kui sa suudad need baasuskumused ära lõhkuda endas, on pöördepunkt sinu elus, kus tegelikkuses sa lõpuks saad sellest august välja. Ma ei ütle, et see lihtne on, kindlasti mitte. Ja kui me nüüd läheksime nagu depressioonis inimese juurde ja ütleks talle, et seal on ravi olemas, siis tema esimene reageering ongi see, et jah, võib-olla, aga mulle see kindlasti, minu peal see ei toimi, mina ei saa. Aga inimene, kes on depressioonis, üldreeglina see on ongi tema käitumismustrite ring. Ta on selle endale nagu elustiiliks juba võtnud selleks ajaks. Et inimest depressioonist välja tuua, selleks on tugevat tööd vaja. Aga see on täiesti teostatav ja tegelikkuses peab olema inimesel endal ka soov sealt välja tulla. Sest depressioonis inimesed on siuksed omapärased tegelased. Neil on head päevad, neil on halvad päevad. On head päevad, kui nad suudavad kõike teha ja on halvad päevad, kui nad enda elu kallale ei kipu. Ja järjekordselt me jõuame tagasi sellesse aspekti, kus tegelikkuses alguse saab see depressioon väga tihti just lapsepõlvest juba. Ja algab kõik sellest, et on välja kujunenud baasuskumus, et ma ei ole piisav, ma ei ole väärtuslik.
ma pole armastusväärne, ma pole tahetud. Ja me ei saa sellest tegelikult süüdistada vanemaid, sest tegelikult vanemad küll üles selle mõttega, et kuidas ma saan oma lapse psüühika nagu tuksi keerata, sest see ei ole tegelikult õige. Me anname kõik endast parima, kuna ma ise olen ka lapsevanem, siis ma olen ka teinud oma vigasid, väga palju vigasid, mida ma nüüd siin üritan kuidagi tervendada ja ravida, mis ei tule ka üleöö ja see võtab aega, sest nagu psühholoogidki ütlevad, et kui mingisugune kahju on tehtud psüühikale, siis selleks taastumine võtab 2 korda nii palju aega kui selle tekitamine. Nii et kui me võtame lapse seisukoha pealt, eks ole, on ju, et täiskasvanu ikka me jõuame 18. eluaastaks ja kui terve selle 18 aasta jooksul on toimunud niinimetatud vale kasvatus, eks ole, on ju, siis ilmselgelt kuskil teist sama palju ja lisaks kulub sellest kõigest välja tulemise peale. No järjekordselt saan ma endale reklaami teha, et tegelikkuses on võimalik neid lahendusi palju kiiremini leida. Ei pea 20 aastat selleks raiskama, et olete teretulnud hüpnoositeraapiasse, eriti kiire transformatsiooni teraapiasse, mille seansi käigus on võimalik need kohad kõik üles leida, kus kohas kõik asi alguse sai ja tegelikkuses päevapealt on võimalik tulla välja depressioonist, kui selleks on soov. Ja loomulikult meil tulevad tagasilangused, aga need tagasilangused on kõikidel inimestel, sest elu on voolavus. Nüüd ma räägin natukene siin juba universumi seadust. Et ei ole võimalik öelda, et kõik on nagu, ongi ainult ülesmäng või minek, kui ma depressioonis ei ole, see on täiesti vale arusaam. Elu ongi voolavus. Ehk siis on üles-alla, üles-alla, üles-alla. Need kõrghetked on madalseisud, on kõrghetked ja madalseisud. Vahe ongi selles, et depressioonis inimese puhul need kõrghetki on üliharva ja nad kestavad vähem ja kui see madalseis on, siis see on allapoole igasugust arvestust ja tema tunne on selline, et sealt ei olegi, ta ei näe väljapääsu, ta ongi seal omaenda ehitatud puuris kinni ja tegelikkuses seal ongi väga raske olla. Sa nagu, see tegelikult kurb on öelda, aga see vangla on su oma peas. Sest sa ise teed need blokeeringud enda jaoks, sinu oma mõistus teeb neid blokeeringuid sinu jaoks. Ja ongi raske. Aga see kõik on ravitav ja sellest kõigest on võimalik välja tulla. Ja sa hakkad nägema palju rohkem seda ilusat osa ja sa hakkad nägema palju rohkem seda turvalist osa. Ja rääkides nüüd sellest turvalisest osast, nüüd ma kaldun teemast kõrvale. Aga tihtipeale ongi see, et me otsime seda turvalist osa, seda armastust, seda kiitust, kõike väljapoolt. See on ka üks probleem, mis tegelikkuses depressiooni tegelikult süvendab. Me otsimegi seda teiste heakskiitu, keegi peab meid kogu aeg kiitma, keegi peab meid kogu aeg armastama, keegi peab kinnitama, et ta armastab meid. Meil on kogu aeg, me oleme ebakindlad, me kogu aeg otsime seda turvatunnet kuskilt mujalt kellegi poolt tekitatuna. Aga tegelikkuses enesearmastus, see turvatunne, see kõik peab tulema seespoolt. See peabki tulema meie enda seest. Me ise peame jõudma sellesse aspekti, kus me tunneme, loome iseendale selle turvalise tunde, teadmise, et see kõik on meie jaoks olemas, kõik on meie jaoks võimalik. Me ise loome selle, me ise loome oma tuleviku, me ise loome ja kujundame oma oleviku.
Ja tegelikult me peaksimegi olema nüüd ja siin ja praegu ja nautima seda hetke, mis siin on. Ja see on järjekordselt niisugune keeruline osa, kus on väga raske olla. Turvatunded, kõik peavad tulema meie enda seest. Ja kõige olulisem arvamus, mis üleüldse maa peal olla saab ja on, tegelikkuses on meie oma arvamus meist endast. Kuigi jah, see mingil määral peegeldub sellest, mida teised meist arvavad. See on niisugune kompamise teema nagu. Aga ausalt öeldes kõige olulisem arvamus on meie oma arvamus sellest, mis me oleme, kes me oleme ja kus me oleme. Ja see on ainus, mis loeb. See loeb tegelikkuses nii tugevalt mõjutab meid ja loeb meie enda olemusse, et see on see, mis tegelikkuses paneb kõik asjad liikuma. Kui ma ise arvan, et ma ei ole selle vääriline ja kui ma ise arvan, et ma ei saa sellega hakkama, siis ükskõik kui paljud teised mind ei ürita veenda, see asi ei tule välja, sest ma ise ei usu sellesse, ma ise ei usu seda. No siin järjekordselt ma saan seda sõrmetesti teha, eks ole, et kui me paneme sõrmed ringi ja põhimõtteliselt nagu ütleme negatiivselt, et ma ei saa hakkama, ma olen nõrk, siis tegelikult me ei jõua seda seost hoida. See näitabki seda, kui palju meie arvamus tegelikkuses loeb meile endale. Kui palju see meid ennast tegelikult mõjutab. Et kui ma ikkagi ütlen, et ma olen tugev, ma saan hakkama, ma olen visa, ma olen kogu aeg hakkama saanud, siis see sõrmeseos läheb palju tugevamaks ja sa ei suuda teda enam lahti tõmmata. Ja siit moraal. See, mida sa usud iseendast, see, mida sa arvad iseendast, on kõige alus. See panebki alustala sellele. Enesearmastus täpselt samamoodi. Mõtle seda, et kui su parem sõber seisab sinu kõrval ja ta teeb midagi hästi, kuidas sa teda kiidad? Sa ju kiidad teda, ütled, ta on tubli, sa ju julgustad teda, ta on tubli, ta saab hakkama. Aga sa endale ütled samu sõnu, kui sa midagi sellist ette võtad. Kas sa oled enda see kõige parem sõber ja ütled, et sa saad hakkama? Sa oled kogu aeg hakkama saanud, sa oled kogu aeg olnud tugev, visa ja kõigega kogu aeg hakkama saanud. Kas ütled endale sama asja? Mõtle selle üle. Aga siit hakkabki kõik pihta. Kui tihti me tegelikkuses iseennast laidame, iseennast materdame, kui midagi läheb valesti, kuidas sa endasse suhtud? Mida sa endale ütled? Kas sa oled vihane enda peale? Mida sa tunned sisimas? Pettumust? Mõtesta enda jaoks lahti pettumust mille suhtes. Kui sa hakkad seda pikemalt lahti mõtestama, siis sa tegelikult avastad, et sa oled pettunud iseendas, oma olemuses. Ja tegelikkuses on see, et me kardame teha vigu. See on nagu mega suur hirm meis kõigis. Aga küsimus on, miks? Miks me kardame teha vigu? Sest vead tegelikkuses on ju need, mis on meie õppetunnid, millest me õpime. Sest meid on kasvatatud selle järgi, et me peaksime olema perfektsed ja veatud. Me ei tohiks teha ühtegi viga oma elus, me peaksime olema ideaalsed, sest see on idealistliku lapsevanema kasvatus. Minu lapsed on need ideaalsed, minu lapsed on need kõige paremad, millest tekib niisugune alateadlik hirm. No muidugi samas on ka see, et nagu sa midagi oled valesti teinud, siis lapse eas siis karistatakse sind, millest tulenevalt hakkame me ka täiskasvanu eas iseennast karistama, kui me midagi valesti teeme. Ja see muidugi on veel omakorda see koht, kus me hakkame nagu iseennast kritiseerima ja karistama, kui me midagi valesti teeme. Ja me ei suuda seda nagu lahti mõtestada. Et tegelikkuses see lihtsalt oli õppetund. Õpi oma vigadest ja liigu edasi. Ära korda sama viga teise nurga peal. Ja nüüd võime siin hästi laiali valguda elu õppetunnid, et miks me
saame tihtipeale ühe ja samasuguseid situatsioone ja olukordi, mis on suht analoogsed sarnase käitumismustriga, mõttemustriga. Sest need on meie õppetunnid, mida me pole suutnud ära lahendada. Ehk siis me käitume nendes olukordades kogu aeg analoogselt, sama käitumismustri järgi, mis tähendab seda, et me ei ole võimelised olnud sellest õppetunnist õppima ja me saame selle uuesti ja uuesti ja uuesti, kuni ükskord me oleme võimelised tegema kardinaalse muutuse ja kogu oma seda asja ümber keerama ja põhimõtteliselt hakkama seda asja tegema hoopis teise nurga alt, mis näitab seda, et õppetund on lõpetatud. Alles siis kõik muutub. See on omaette väga huvitav teema, mõttemustrid, käitumismustrid, millest võiks täiesti pikalt rääkida lahti. Aga tulles tagasi depressiooni juurde ja depressiivse käitumise juurde, siis siin tulebki alustada sellest tööd sellega, et ma olen piisav ja vaadata väga üle oma sõnavara, midas ja kuidas ma iseendaga räägin. Millised on need blokeerivad mõttemustrid, mida ma kasutan selleks, et püsida ja olla ja jääda depressiooni. Võin lähemalt rääkida sellest ja olen hea meelega nõus aitama teid kõiki hüpnoositeraapiaga, kiire transformatsiooniteraapiaga, et välja tulla depressioonist. Leiate mu kontakti video all olevalt kirjeldusest. Vastan kõigile teie küsimustele hea meelega. Võite kirjutada ja joonistada mulle. Tänan teid kõiki vaatamast, laikimast, kommenteerimast ja järgmise korrani.